Siim, tõsta! Piip! Seisa! Hei! Ali! Välja! Kõige esimese korda, mis on ja täpselt teist optsiooni. Paneme niimoodi, et nii esimest. Easy. Illi. Oja. Taika! Piip! Yes! Välja! Mike, close! B! Yes! O meu relógio bate 00 e essa lua cheia traz um sentimento. Eu fico louca pra te ver, isso parece um fogo. Arde de vontade, quero mais um pouco. Juro que eu tentei não deixar rolar, mas seu beijo é bom, dá pra viciar, não dá pra dormir sem te ligar. Acabei de me apaixonar, meu santo bateu, vou deixar rolar, não dá pra perder, tudo pra ganhar. Fica mais aqui, eu vou te buscar. Meeskonna peatreener Vladimir Vassiljev. Imagine, you is this guy. He's following you. You need to stay here, and then when Pedro look for you. We need to put the players out. Yes. To put the ball and then you can go in, and then it's difficult to defend. Or, for example. Jälle, kui see tuleb liiga pikk banaan, siis jälle see Daniel läheb lihtsalt välja. Ma ütlen ka Lutsule, et ta pigem blokeeriks Pareikot kui keskkaitset. Ja siis sa üritad sille lihtsalt Lutsu ja Jobsi selja taha selle panna. Ja kui läheb liiga pikaks, siis nagu me rääkisime, meil on nuhupoisi. No ma ei tea, täna üldse ei näe. Edgar selles mõttes nagu mängu alguses ta kohe võttis nagu ette ja oli kohe ohtlik. Everything under control, guys. We created like 3 very good chances. Of course, like we didn't score. And whatever. What is important, guys, in this game, set play is fucking important. Listen, they play like in this structure, like 5-3-2, and then like Maxim can play with Lutz here, and these two like control, and then like Shkinyov wants to control P. What we can do, and Milo, I like this like improvisation, that you also come here like, and then we create 3 guys here, because he is not following you. So again, focus on just doing our job. And do as much as possible the same things. Don't now think about, okay, we must to invent some bicycle. No, we already know how to drive bicycle. Just like continue the same things, like simple things, and continue in-lapping, overlapping, attacking the deep. This is something we need second half more and more. In one moment you will create something and you will score. Just be calm and don't get frustrated. And control the game, okay? Yeah, lower. Yeah, when I receive the ball, I don't go like I touch you and I will. Doesn't matter, it's you here or it's Milo. This guy will jump. But whoever is the free player, read this moment, come somehow to support the ball.
Okay? Is it Millo or is it you? Doesn't matter. You need to know that this guy, immediately when you start to receive the ball, this guy will jump out. So you need to be for him immediately option. Okay? You play 1-2 or whatever you want, you know, triple, whatever. Guys! Liikumist ikkagi Transi kasti suunas ei olnud ja vaatame ära nüüd teisele väljasse ka ja tuleb seal. Vamos, Paida! Vamos! You won not even like because like this great goal, but because you defended like lions. This is the most important to become champions, is to keep 0 back. And today you prove that you can do this on all levels. Against Narva to keep 0, it's something like very great, like because this is very unpredictable team. I wanted to see reaction after this Pärnu game, and I think you gave it in a right way against Tallinna Kalevan today. And I think what Vova said, like you put all on the field. This is the most important thing. I can't say only about like starting with Ibra and then like the defense line, but you put everything in. And then you can lose the games if you put everything in. But today, what I saw, this was the perfect answer, to be honest. But this is not over. 1 week to go, and then we play against Levadia. We have to keep moving, we have to work on. I think like substitutes also came in quite well. Thank you for the game. Peatreener Vassiljev, meie esimesed 3 võidupunkti on Premium-liiga tabelisse kirjutatud. Daniel Cabral parkis palli ristnurka ja nii ta tuli. Võtta sina analüütilisema ja targema inimesena see mäng kokku. No, üldiselt ma olen väga rahul täna meie esitusega ja ma arvan, et domineerida niimoodi Narva vastu, nagu me tegime seda täna, on väga palju väärt. Et kui vaadata statistikat, siis mulle ei meenugi, et Narva kas või teeks ühe peale röögi meie raamile, mis minu arust nagu näitab väga tugevat kvaliteeti ja väga tugevat tahet terve meeskonna poolt, et oli näha, et siit nagu midagi hakkab tulema, et me siit kindlasti ei lase endale väravad ja väga, ütleme niimoodi, täiskasvanud hakkasime nagu mõtlema ka väljakule, et ei kiirustanud, hoidsime tempot nii, nagu meil oli vaja ja uskusime lõpuni ka, et me lööme seda väravat. Et esimesel poolajal meil oli 2-3 väga head võimalust tegelikult, kust me suudaks seda skoori avada. Kahjuks seda ei teinud ja mida mäng läks edasi, seda Narva rohkem ja rohkem parkis ennast nagu sinna 16 lähedal, aga mis on väga hea, et meil on inimesi nagu meeskonnas, kes võivad nii raskeid mänge otsustada. Et see oli nagu mentaalselt raske ja
ütleme taktikaliselt ka nagu, et Narva väga hästi tegelikult distsiplineerinud kaitses ja meil lihtne ei olnud leida seda esimest väravat. Aga jällegi kõrvalt vaadates mul ei olnud kordagi sellest tunnet, et siit me ei võida täna. Et jah, küll ta läks nagu pikaks ja aeg venis, aga kuidagi mul oli hea tunne sees ja ma teadsin, et midagi siit juhtub. Et kui isegi mõelda, et enne seda Cabrali väravat oli ka meil löödud värav, aga kahjuks suluseisuga ära võetud, siis midagi oli õhus ja täna ja et ma arvan, nagu just mängijad võitsid seda mängu ära. Sinu endine tööandja, eelmise aasta tugev konkurent meile taaskord, mis mõtetega Levadia mängule vastu olema? Väga keskendunud oleme ja kindlasti seesama konkurents, mis praegu meeskonna sees on, annab mulle lisakäike siis, kui ma valin koosseisul ja selleks mänguks kindlasti meil on oma trumbid käes ja me teame täpselt, kuidas seda mängu mängida. Levadia hästi palju analüüsinud ja teame, et mis tänapäeval see Zahhovaika teeb seal, mis on tema siis ideed nagu väljakul ja tundub nagu, et tuleb väga selline nagu avatud mäng ja atraktiivne pealtvaatajatele. Ja et meie siis kindlasti nagu läheme sinna nagu fookusega võita, nagu tavaliselt, aga mis teeb võib-olla põnevaks seda mängu, nagu ma siin mainisin, et Levadia ka tahab hästi ründavat jalgpalli mängida nagu meiegi, et sellist kaitsvamat mängu ei tasu oodata nagu täna, et pigem nagu ma jälle tahaks, et hästi palju pealtvaatajad tuleksid ja vaataksid seda mängu, kuna seal ma ise tunnen, et hästi palju ilu tuleb. Hüva, aitäh sulle, Vova, nende juttude eest, olge tublid ja võtke siis järgmine nädal samamoodi 3 tükki ära. Aitäh! Henri Anir, otse külmavannist leidnud sind siit taastud, töö on tehtud 3 punkti tabelis sinu kui mängija perspektiivi läbi. Kuidas see mäng siis nii raske sai? Kaitse kontekstis mõlemad tiimid andsid endast parima ja said väga hästi hakkama seniks, kuni Daniel Cabral siis 30 meetrit otsustas ja võttis ja vajutas. Ja, ega ei ole lihtsaid mänge siin, eriti hooaja alguses, et platsid on kõvad ja kunstmuru selline veidi kangutamine on ja paljud meeskond on meie vastu väga madala blokiga, et nagu täna nägime ka, Narva tuleb 1-1-ga ja mees mehega, selles mõttes, et ei tee elu lihtsaks, ei peagi tegema, et peame leidma sellise viisi, et kuidas me oleksime kliinilisemad seal viimasel kolmandikul, et väga tähtsalt taga 0 hoida, et ma usun meie meeskonda ja ma arvan, et 1-2 väravat me iga mäng suudame lüüa. Lihtsalt peame leidma selle mängu, et lihtsamalt tekitaks meid võimalusi meeskonna. Kuidas garderoobi kontekstis nüüd läinud nädal altminek Vapruse vastu, kas suutsite uue nädala pöörata selliste emotsioonidega, et taganut ma jäänud? Ei, ma väga ei muretse üldse sellepärast, et meil on kõvasti tööd tehtud, et väga pikk hooaja ettevalmistanud ja ma usun oma meeskonda, et läheme mängult, nagu just mainisin, hooaja algus on selline see esimene hoor, et kõike võib juhtuda ja ma usun, et see on atraktiivne teistele pealtvaatajalt, et tuleb üllatusi siin kõikide meeskondade poolt. Sa oled oma elu jooksul päris palju pre-seasoneid läbi teinud, täna on sul vanust 36. 35, sõbrakene. Andeks, tõesti. Pre-seasoneid teinud oma elus päris palju, 35-aastase mehena, kuidas praegust vormi ja minekut hindad, kas see jaanuari-veebruarikuine töö, mis sai tehtud, annab heas mõttes, kõige paremas mõttes tunda ka? Tead, ma võtan praegu nädal päev korraga, et nagu mainisin, ja kõvasti oleme tööd teinud, et eks paistab, kuidas see hooaja vältel siis väljendub, et mängult, kõige tähtsam, et tervis oleks korras ja et ma oleks võimalt värske, siis ma olen meeskonna julgem kasulikum, et ma usun, et hetkel on tervis korras ja kõik hästi. Super, rohkem pikemalt ei sega sind, eks sa võtta vanni edasi ja näeme varsti. Aitäh teile ka, kõike kena.